Tere koolipere! Täna tähistame oma koolis Eesti Vabariigi 103. aastapäeva 1.–12. klassini ühise veebiaktusega. 5. Fredrik Pacius, sõnad Johan Voldemar Jansen, Mu isamaa, mu õnn ja rõõm. Palun riigihümni laulmiseks püsti tõusta. Mart Raua luuletuse Maast ja rahvast esitab Mark-Henri Põldmäe. Minu maa, minu rahva õnn, minu maa ja mu rahva mured. Suuremad on minu enese elamisrõõmust või tusast. Nagu meri on suurem ühe laine vahusest viirust, põldude ääretus suutäiest leivast. Tuuliste metsade kohin üksiku lehe libinast. Ja nagu maa ise on suurem sellest piskust, mida ma silmaga näen, ning kogu rahvas nendest, keda ma kättpidi teretan. Kõik jalad kord väsivad ära, mullaseid radasid tallates, aga rahvas ei sure, maad maha matta ei saa. Kõneleb Saue gümnaasiumi direktor Triinu Luiga. Täna tähistame Eesti Vabariigi sünnipäeva. Järgmisel nädalal, 24. veebruaril, tähistate te seda oma kodudes. Eesti Vabariik saab 103 aastaseks. Miks me tähistame Eesti iseseisvuspäeva just 24. veebruaril? Just sellel päeval avaldati Tallinnas manifest kõigile Eestimaa rahvastele. Sellega kuulutati välja sõltumatu ja demokraatlik Eesti Vabariik. Tsiteerin. Eesti rahvas ei ole aastasadade jooksul kaotanud tungi iseseisvuse järele. Põlvest põlve on temas kestnud salajane lootus, et hoolimata pimedast orjaööst ja võõraste rahvaste vägivallavalitsusest veel kord Eestis aeg tuleb, mil kõik piirud kahel otsal lausa löövad lõkendama ja et kord Kalev koju jõuab oma lastele õnne tooma. Nüüd on see aeg käes. Ärme unustada praegusel hetkel, miks meil on oma ajalugu vaja teada. Selleks, et hinnata seda, mis meil on. Seda vabadust. Teine märksõna, mis pähe lööb ja mis mulle meenub ja mida me enamasti eestlastena teistele uhkusega räägime, on laulupidu. Eesti laulupidudel on osajate arv alates 1947. aastast keskmiselt olnud 28 000 inimest. Osalejate rekord oli aastal 2014, kui üldlaulupeol osales 33 000 lauljat. Eestlaste ühtsust sümboliseerib see sündmus väga hästi. Novembrikuus jäi ära kauaaegsete koolitöötajate tunnustamine. Võtan siinkohal võimaluse,
et tunnustada Saue gümnaasiumi pikaaegseid õpetajaid. 35 aastat on Saue gümnaasiumis töötanud õpetajad Helle Flooren, Merike Saul, Ann Lemnits, Ulvi Urgard ja Anu Lauri. 25 aastat tööd Saue gümnaasiumis on teinud Karin Tümanok. 15 aastat on tegelenud meie filmimaailma rikastamisega Aleksei Aleksejev ning juba 10 aastat Eneli Pruul ja Lea Mändla. Hoiame iseend ja üksteist. Väärtustame vabadust elada vabas Eestis. Head vabariigi aastapäeva! Õpilasesinduse nimel kõneleb Anette Kottise. Hea vaataja, me oleme nii-öelda kogunenud siia Eesti Vabariigi aastapäeva aktusele videosilla vahendusel. Selle asemel, et õppida ainetunni teemasid, istud sa samas klassis suure ekraani ees ning vaatad virtuaalset reaalsust, mis kahjuks või õnneks on viimasel aastal meie igapäevaseks tegevuseks saanud, vähemalt koolis. Kuid miks me ikkagi vabariigi aastapäeva tähistame? Lihtne oleks vastata, et 103 aastat tagasi kuulutati välja Eesti Vabariik ja meie aktuse eesmärgiks on seda tähistada. Kuid see vastus ei ole parimaks selgituseks. Miks on sellele päevale omistatud rahvuspüha staatus? Miks peame oma riiki sündi nii oluliseks, et seda aktusega tähistada? Miks on 24. veebruar vaba päev? Miks kogunetakse paraadideks ja korraldatakse presidendi vastuvõttu? Mis on selle kõige mõte? Ma usun, et te olete minuga nõus, kui väidan, et vabariigi aastapäeva tähistamise eesmärgiks on oma riigi väärtustamine. Iseseisvuse ja vabaduse väärtustamine. Et oleks aastas vähemalt üks päev, mil mõtleme oma riigi väärtusest, mõtestame oma iseseisvust ning vabadust. Tuletamaks endale meelde, et vabadus ei ole miski, mis sünnib iseenesest, vaid minevikus on selle nimel palju vaeva nähtud. Kuid tänasel päeval, selleks, et taastada igapäevast vabadust ringi käia, teha, mida hing ihkab, peame ühiselt pingutama ning toimima lihtsate reeglite järgi, milleks on haigena kodus püsimine ning maski kandmine. See pole nii raske midagi, kui mõelda minevikule, kui Eesti eest võideldi vabaduse nimel elu hinnaga. Sest me inimestena vajame vabadust. Meie elu saatus on paratamatult täis kõikvõimalikke valikuid. Seega sõltub kõik sellest, milliseid valikuid me teeme, ja vabadus neid valikuid ise teha annabki meie elule mõtte. Nagu teame, on vabadus inimolemuse algupärane vajadus, mille taastamise nimel peame kõik ühiselt vaeva nägema. Selle mõistmiseks ongi vaja haridust ning kriitilist mõtlemist. Hea küll, see justkui annaks meie koosviibimisele siin ka mingi sügavama tähenduse vabaduse nimel. Aga mis mind isiklikult pisut vabariigi aastapäeva tähistamise juures häirib või mõtlema paneb, on see, et lipuheiskamise ja hümni laulmise läbiviimine on vaid silmadega nähtavaim osa väärtustest. Nii nagu oma lähedaste inimeste puhul ei piisa sellest, et heade suhete loomiseks ja hoidmiseks, kui käime aastas korra teineteise sünnipäevadel, nii ei saa ka riik püsida sellel, kui me korda aastas oma patriotismi välja näitame. Mis ei tähenda seda, et sünnipäevi ei peaks tähistama, kuid ma väidan lihtsalt, et sellest ei piisa. Oma riiki väärtustada, vabadust ja iseseisvust hoida ja kaitsta on vaja iga päev. Ja see ei tähenda jällegi seda, et me peaksime iga hommikut alustama hümni laulmisega ja iga pühapäev paraadi korraldama, vaid meil tuleb oma igapäevase tegevusega oma riiki kujundada, sest selline, millised oleme meie, on ka meie riik. Kuid mida saab teha kool? Mida saavad teha õpilased ja õpetajad selleks, et meie iseseisvus ja vabadus oleksid tõelised? Milline on kooli roll? Minu arvates see roll on keskne. Ma ütleks koguni, et ilma hariduseta ei saakski olla vabadust. Miks on siis meie kui õpilaste ja õpetajate tegevus nii tähtis? Kogu kirja pandud ajaloo vältel on Eesti ja eestlased vabaduse põlve maitsta saanud vaid mõnikümmend aastat. Aegadel, mil ühiskonnas vabadus puudus, kus otsuseid tegi tsaarivõim või kommunistlik partei, leiti keelatud vabadus üles hariduses. Haridus on meie jaoks ajaloos olnud isegi nagu rahvuslik müüt. Eesti poisse manitseti õppima nagu hullud, et tõusta kõrgemali valitsevatest oludest. Haridus
ja koolid on olnud üks peamisi mõjutajaid riikluse ja seega ka vabaduse sünnis ning okupatsiooni aastal aitas hariduse kaudu saavutatav vaimsus säilitada oma väärikust. Aga mida siis ikkagi teha? Mida meie siin Saue gümnaasiumis saame teha, et haridus saaks vabaduseks? Ma arvan, et õige ja tegelikult ka ainus lahendus on iseenda mõtlemises ja oma tegevuste mõtestamine. Kui õpilane tõuseb hommikul üles ja ei mõtle enam, et ta läheb kooli, sest ta peab kooli minema, vaid mõtleb, et ta tahab kooli minna, et saada iga päev ja iga tunniga üha rohkem aru maailmast meie ümber ja iseenda kohast selles maailmas, siis selle õpilase jaoks ongi muutus juba toimunud. Ta on ise võimaldanud endale rohkem valikuid. Ta on vabam. Kui õpetaja ei mõtle tunnis, et ta õpetab midagi selleks, et õpilane sooritaks eksami või mõtestab oma õpetamistegevust läbi selle, et ta aitab õpilasel õppida, et õpilane saaks kujuneda ise mõtlevaks, et õpilane näeks tulevikus kõiki enda valikuid ja oskaks õigesti valida, siis on ta aidanud kaasa õpilase kujunemisel tõeliselt vabaks. Ja mida rohkem neid tõeliselt vabu inimesi on, seda vabam ja iseseisvam on Eesti riik. Ja seda iga päev. Sellepärast lõpetangi kuulsa India filosoofi Sri Chinmoy tsitaadiga: Eile olin ma tark, sellepärast tahtsin muuta maailma. Täna olen ma arukas, seepärast muudan ma iseennast. Tänan kuulamast ja soovin teile head vabariigi aastapäeva. 5. klassi õpilane Merili Treimann esitab oma loomingulise luuletuse Palju õnne Eesti. Palju õnne, kallis isamaa, soovin sulle õnne ning mulle meeldid sa. Mulle meeldib see, et kaunis loodus sul, rukkilill siin kasvab ning mul saias on. Vanuseks sul 103 ning välja tuleb päike. Pilved kaovad nagu tolm, küll oled alles väike. 1. B ja D klass esitavad laulumängu Mu isamaa armas. Armastan ma järjest ja kiidan lauluga.
5. klassi õpilased Merili Ann Tender, Teresa Tuvi ja Noora Berg esitavad omaloomingulise luuletuse Eesti sünnipäev. Üks väike laik on kaardi peal, vähe rahvast elab seal. Käes on Eesti sünnipäev, tuleb üks suur rõõmupäev. Suvel on siin üsna soe, talverba on pessapoe. Mitu kuud on meil veel vaja taluda koroonajama? Kuidas saame tähistada 3+1 aastasada? Vähemasti on meil valge, ammu polnud sellist talve. Tänavu on ilmad karged, karastame endid rangelt. Pea 12 aastat Eestimaa on olnud minu armas kodumaa. Sel kaunil veebruaril aga vanusega 102 jätame me Jumalaga. Kuid otsa ei saa me jaks, Eestil varsti on ju sünnipäev, seda ei juhtu iga päev. 2. klassi õpilaste esituses näeme tantsu Isamaa hiilgava pinnala. Viis ja sõnad Kersti Kuusk. Eestimaa esitab 1. klassi väikeste tüdrukute koor, klaveril juhendaja Grete Põldmaa. Saue gümnaasiumi noorterühm esitab tantsud Kalamees ja lustilugu. Tantsu autor Maido Saar, seadnud juhendaja Malle Liiv.
Rutt Keerov. Eestimaale esitab Karmen Raagmets. Mu südames kodu ja Eestimaa, looklevad põllud, meri ja heinamaa. Pääsukeste vidinast heliseb rind, rukkililledest sinetab pind. Eestimaa, su vaesust ja rikkust on tuntud ja tuntakse veel. Tunnen su lauludele uhkust ja armsaks saanud kodune keel. Eesti ja eestlased kuuluvad ühte, kõik rõõmud ja mured ja maised tööd. Mu kodu kuulub Eestiga ühte, mu süda temaga ühises rütmis lööb. Suur tänu kõikidele esinejatele ja juhendajatele. Aktuse lõpus laulame ühiselt Ülo Vinteri ja Enn Vetemaa laulu Laul Põhjamaast. Eeslauljaks kooli noortekoor, dirigent Grete Põldmaa, klaveril Kadi Kaja. Elagu Eesti!